tere! Olen Heidi Uusmaa kinnisvarabüroost ja kutsun teid täna vaatama 7 Tallinna ihaldusväärsemat maja, kus inimesed soovivad endale osta või üürida kodu. Tulge ja lähme vaatame koos. Ja meie esimeseks majaks on Kentmani 6, kus on avarad ja luksuslikud korterid ja mis on arhitektuurilt väga eriline. Majas on 14 korrust, selles on 92 korterit ja 3 sissekäiku. Hoone koosneb selge struktuuriga plokkidest, mis teineteisega liitudes moodustavad tervikliku kompositsiooni. Ja olemegi jõudnud Veerini asumisse Magasini tänavale, kus asub siis Tallinna kesklinna üks ainulaadsemaid ridaelamukomplekse. Selle on projekteerinud Eek ja Mutso arhitektuuribüroo. Siin on kokku 33 neljatoalist ridamaja korterit, millest 15 on 130 ruudust korterit ja 18 108 ruudust. Rahva vaieldamatu lemmik on Skyline Residency, kus 3. korruselt avaneb igavene vaade merele. Majas on 2–4-toalised korterid, mida on kokku 147. Kolmiktorni teevad ihaldusväärseks hea asukoht, suured rõdud ja läbimõeldud planeeringud. Meerhof on hinnatud oma avarate ja luksuslike korterite ja imeliste vaadete pärast. 2015. aastal valminud maja on 9-korruseline. Selle arhitektid on Henno Sillaste ja Sander Aas. Oleme jõudnud Kalamajja rumbi 4 katlamaja ette, kus asuvad industriaalstiilis loftkorterid. Siindsete korterite siseviimistlust iseloomustavad kalasaba parkett, mustad spoonuksed ja valgustid ning puhtast betoonist laed. Ilmselt jõudsite päris mitu korda mõelda, millal me Noblessnerisse jõuame. Ja siin me oleme. Noblessner on terviklik elu- ja ärikeskkond, mida iseloomustavad värske õhk, jahisadam, ajalugu ja moodne 21. sajand. Ja olemegi jõudnud oma ekskursiooniga viimase maja juurde, milleks on Köhleri 24 imeline Tallinna tüüpi maja. Maja arhitekt on Karl Tarvas ja see valmis 1931. aastal. Elamu on eriline seetõttu, et see on asetatud küljega tänava poole ja kujundatud ka väga esinduslikuna. See piirkond on hubane ja vaikne. Nimeta mulle inimene, kes siin elada ei sooviks.